Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan videotest testide koostamise keskkonda, mille nimi on siis Blubber. Asub see keskkond aadressil blubber.tv ja kõigepealt, et ma saaksin siin siis tegutsema hakata, pean ma endale konto tegema. Kontot on vaja teha selleks, kui ma tahan ise teste teha. Kui ma tahaksin lihtsalt siin midagi lahendada, siis ma lihtsalt valin mõne asja välja, siin on kohe tekst, et kas sul on igav, et tee midagi, siis ta valib mulle mõne juhuslikult välja. Nii. Kuulsad tantsijad. Ja kuidas see test siis käib? Et mulle näidatakse umbes 20 sekundi jooksul mingisugust videot, pikemat lõiku paraku panna ei saa, ja siis ma valin vastuse. Mul siin aeg jookseb, nii kui ma panin õigesti, siis ma saan punkte selle eest ja mulle näidatakse järgmine videolõik. Need videod ei pea olema ühest ja samast videost, vaid need lõigud, vaid nad võivad olla siis erinevatest videotest. Nii, aga ma lähen nüüd tagasi esilehele ja proovime siis ise ka ühe teha. Et selleks, et kontot teha, klõpsan ma siia sign up ja mul on võimalik siis siduda see kas Facebookiga või Twitteriga, saan ära või siis teen täiesti eraldi konto. Kas meil ma olen mees või female naine, kirjutan eesnime, perekonnanime, meili aadressi, salasõna ja olen siis tingimustega nõus. Ja siis klõpsan nupule sign up. Nii, mina login praegu sisse. Mul on eraldi konto tehtud. Nii, ja selleks, et siis midagi luua, klõpsan nupule create ja kõigepealt küsitakse minu käest, et mis pealkirjaga ma seda tahan teha. No ma teen näiteks kevadlilled. Kevad on üks tore aastaaeg. Paneme pealkirja, lähme edasi. Nii, nüüd küsitakse, et kas ma tahaksin videosid otsida. Ma panen ka jälle siia kevadlilled, et ta otsib mulle YouTube'ist need videod välja. Nii, hopsti. Ja nüüd siis mul on siin vasakul pool, kõigepealt mind õpetatakse, et siin on mul videod. Siin aknas ma saan siis vaadata, mida ma olen välja valinud ja siis ma pean siit välja valima siis kuni 20 sekundilise lõigu ja siis sisestama küsimuse. No, nii, võtan siit kohe selle esimese video. Paneme selle käima. Siit ma saan nihutada siis seda video algust, et missugust lõiku ma täpselt tahan, et ma tahaksin saada siit mõned ilusad, ma mäletan, et siin olid väiksed lumikellukesed. No nii, lumikellukesed. Jäävad mul ikka krookused siia. Nii, lumikellukesed. Vaatame, kust maalt nad algavad. Siin ei ole. Nii, siit. Ja siis lohistan selle lõpu, et kuhu maani siis seda mul näidatakse. Vaatame üle, kas jäid ainult lumikellukesed. Nii jäid. Ja nüüd panen siis küsimuse, et mis lill see on. Üles sisestan õige vastuse. Ja alla siis valed vastused. Nii, ja siis klõpsan nupule add question ja ma võin nüüd siit sellest samast videost kui edasi minna, et mul tulid ju siit edasi krookused. Nii, vaatame, kas tuleb. Nii, ja kui ma nüüd paneks selle lõigu natukene pikemaks, siin on krookuseid näidatakse päris pikalt. Väga ilusad. Nii, ja kirjutan siis jälle küsimuse. Üles õige vastus. Nii, ja klõpsan siis add question. Nii, ja pandi mulle jälle üks küsimus.
ja nüüd ma võin ka võtta siis mõne teise videosi. Ja kui ma olen siis piisavalt küsimusi teinud, siis ma saan neid ka siit kustutada või toimetada uuesti. Saan vaadata eelvaadet ja kui olen valmis, siis klõpsan nupule I'm done. Ja siis pakutakse mulle välja, et ma võin määrata, mis kategoorias see asi on. Nii, ma panen näiteks haridus, siis ma võin panna sinna ka märksõnu, et inimesed leiaksid üles seda eraldatud komadega. Ja klõpsan nupule publish. Nii, ja siis ma saan teda kas siis mängida või siis jagada oma sõpradega. Ja siin jagamise puhul ma siis saan kas lingi või siis saan ka selle vistutamiskoodi. Ja kui ma lähen nüüd siia siis oma nime alla, näen siis siin oma neid valmis tehtud teste ja siin ongi nii, et need, mis ma olen siis ise läbi mänginud, need, mida ma olen loonud, mida ma olen salvestanud, või siis mis mul on mustandid veel, see tähendab, et mis mul on pooleli, mida ma ei ole avaldanud. Ja kui ma lähen siia peale, siis kui ma klõpsan finish, siis ma saan selle asja ära lõpetada. Nii et selline lihtne, tore keskkond.